7. karutükk ehk seinasuurune pilt ja koletum segadus. Kujuta ette, kui sa peaksid näiteks kunstnik olema ja maalimas seinasuuruse pildi, ütles Lillekäpp. Proovisin seda ette kujutada. Seinad on ju tavaliselt hästi suured ja mina olen üsna väike karu. Kindlasti oleks mul vaja redelit ja muidugi värve, punast, kollast, sinist, musta ja valget ka pilvede jaoks. Ja vähemalt 2 suurt ja 2 väikest pintslit. Väikseid pintsleid on vaja täppide tegemiseks ja 1 topsi või vaasi või kastrullit, mille sisse panna pintsli loputamiseks vesi. Niimoodi värvitopside ja redeli peale mõeldes hakkasid minu mõtetes sõnad nagu iseenesest end ritta sättima. Sõnad olid päris pikad ja keerulised, nii et mõnda sõna pidin ma koguni 6 korda lugema. Need sõnad olid ultramariinsinine, apelsinikarva, salatiroheline, tinahall, merikarbi-roosa, meekollane. Sõnad vinklesid ja vonklesid ja olid minu meelest ilusad nagu mingi võõrama keel või luuletus. Just sellel hetkel turgatas mulle pähe mõte, et ega siis kõik seinad ei ole hiigelsuured. Näiteks nukumajade seinad on ju minu kasvule hoopis sobivamad. Läksin suure jooksuga ja tirisin hoiuruumist kohale kõik värvipotid ja pintslid. 1 lillelise vaasi sisse valasin vett. Põrandale laotasin suure paberi. Olen näinud, et vahel maalrid teevad sedasi, et põrandat värviplekkide eest kaitsta. Suurele värvita seinale. Pintsel veab kriibud ja kraabud. Sünnivad lilled ja lehed, kingad ja kindad ja kirjud kaabud. Väiksele valgele riidele pintsel teeb tippa ja täppa. Tippa ja täppa, jorutasin ma ja mõtlesin, et küll on tore, et ma olen kunstnik, mitte õpetaja, sest muidu ma peaksin need sõnad ära parandama, et oleks korralikult tippe ja täppe. Lõpuks, kui värv saab kõikidest purkidest otsa, jääbki niiske pintsel vaid käppa. Ja siis ma mõtlesin veel, et küll on hea, et ma võtsin maalimiseks väikese nukumaja seina, sest töö saigi just sellel hetkel valmis, kui minu jorutatud salm ka valmis sai. No tõepoolest, seinasuuruse maali tegid sa küll õige peenelt ära, ütles Lillekäpp. Aga vaata, milline segadus igal pool valitseb. Keegi peaks selle nüüd ära koristama. Ja koristamine on minu meelest maailma kõige raskem töö. Sellega tõesti igaüks hakkama ei saa. Selles loos oli juttu maalimisest, kunsti tegemisest ja muu hulgas on selles raamatus selle loo juures ühed pisikesed kassid. Võib-olla kui muuseumis ringi jalutate, siis näete neid kasse. Ja kuna nad on klaasi taga, siis te ei kuule, mida kassid räägivad, aga me saame selle saladuse välja rääkida. Päris põnev, nad teevad erinevat häält.